Mängusaated on kerge meelelahutuse lahutamatu osa televisioonis ning enamik meist tunneb ära nende saadete juhtide näod. Mida paljud inimesed aga ei tea, on see, et mõned mängusaated ja nende juhid varjavad tumedaid saladusi, mis tulevad päevavalgele alles hiljem. Ja paljudel juhtudel rikuvad need üksikasjad saate mainet igaveseks. Number 10. Mark Summers on Ameerika Ühendriikide televaatajatele hästi tuntud nägu. Ta on koomik, produtsent, vestlussaadete juht ja mängusaadete juht, kellel on palju aastaid kogemust. Kuid ta elas läbi ka kummalise katsumuse, mis maksis talle töökoha saates Hollywood Squares. Kõik sellepärast, et tema ülemused ei olnud teadlikud seisundist, mille diagnoosi ta oli saanud. 1990-ndatel oli Summers laste mängusaate nimega What Would You Do juht ning aeg-ajalt kattis teda lima ja muud määrivad ained, nagu vahukoor. Sarnane olukord kordas ka teises telesaates nimega Double Dare, mida Summers juhtis aastatel 1986 kuni 1993. Hiljem meenutas ta, et üks tema kõhurääkijas sõber pidi saatesse proovi esinemisele minema, kuid kuna ta polnud kunagi Nickelodeoni kanalist kuulnud, keeldus ta ja saatis selle asemel Summersi. Ta oli esimene, kes intervjuule saabus ja ta palgati kiiresti saatejuhiks. 1989 aastal püüdis ta saada Õnneratta saatejuhiks, kuid kaotas selle töö Bob Kochile. See ei mõjutanud tema karjääri negatiivselt, sest Double Dare oli muutunud väga populaarseks ning see viis lõpuks selleni, et Summersile pakuti teistes saadetes ka teisi saatejuhi rolle. Nende hulka kuulusid Couch Potatoes ja eelmainitud What Would You Do? Seejärel esines ta mitmetes vestlussaadetes, sealhulgas ABC saates Home Show ning ta tegi ka etteaste Nickelodeoni Halloweeni saates Mystery Magic Special. 90-ndate teisel poolel esines ta mitmetes erinevates mängu- ja vestlussaadetes. Ja pärast Double Dare'i telekarjääri lõppu hakkas ta kaasjuhiks kodusaates Meie kodu ning samuti vestlussaates Biggers ja Summers. 94. aasta osales ta meeldejäävas hetkes saates The Tonight Show with Jay Leno. Ta esines saates koos kuulsa näitleja Burt Reynoldsiga, kes polnud Leno suhtes eriti rahul, kuna viimane oli teinud märkusi Reynoldsi lahutuse kohta. Õhkkond Leno ja Reynoldsi vahel oli märgatavalt jäine ning lõpuks lõikas Reynolds kääridega Leno lipsu pooleks. Seejärel ilmus saatesse Summers ja mainis intervjuu ajal, et ta on puhtuse friik. Mingil põhjusel haaras Reynolds sellest kinni ja pilkas Summersit halastamatult, mille peale Summers otsustas vastu lüüa, mainides, et vähemalt tema on endiselt abielus. Reynolds ei võtnud seda hästi vastu ja kallas klaasi mett talle sülle. Summers vastas sellele, kallates oma vee Reynoldsi pähe ja lõpuks sattusid nad mõlemad üllatunud publiku ees vahukoor Edwardi sõtta. See oli vaid eelmaitses sellest, mis Summersi tees ootas, sest tema kinnisidee korra suhtes põhjustas talle tulevikus veelgi rohkem probleeme. Samal aastal diagnoositi tal obsessiiv-kompulsiivne häire, mida tol ajal veel halvasti mõisteti. Seejärel sai ta saatejuhi rolli saates Hollywood Squares, kuid kui ta valmistus tootmise alguseks, teatati talle, et ta on vallandatud. Hiljem tuli välja, et saate produtsendid uskusid, et igaüks, kellel on OKH, oleks raske inimene, kellega töötada, mis oli nende poolt täielik eksiarvamus. Õnneks suutis ta tagasilöögiga rahulikult toime tulla ja kirjutas isegi mälestuste raamatu oma elust, millest tehti ühe mehe etendus, kus peaosas oli Summers ise. 9. kohal. Ühel ajal oli Celador Entertainment Suurbritannias suur sõltumatu tele- ja raadioproduktsioonifirma. Selle asutas produtsent Paul Smith 1981 aastal ning see on kõige tuntum ülipopulaarse mängusaate, kes tahab saada miljonäriks loomise poolest. Varsti hakkas ettevõte tootma populaarseid filme nagu Slumdog Millionaire, kuid hiljem restruktureeriti ettevõte ning nüüd kannab see nime CPL Productions. Mõistes, et selles valdkonnas on võimalik palju raha teenida, otsustas Disney sõlmida kokkuleppe Celadoriga, kuid see otsus läks ettevõttele lõpuks maksma miljoneid dollareid. Lepingus sätestati kasumi jagamine ettevõtete vahel seoses saatega, kes tahab saada miljonäriks ja 1999 aastal leppisid kaks ettevõtet kokku, et Celador saab 50% saate USA versiooni netokasumist, mida edastati ABC kanalil. Nagu oli oodata, vallutas saade USA ja teised riigid ning hakkas tootma miljardeid dollareid tulu. Kui Disney väitis, et saade ei olnud üldse kasumit teeninud, mis tähendas, et Celador ei saanud oma lepingus peaaegu mingit tulu.
Celador esitas hagi, minnes ettevõtte väitis, et Disney käitus peklikult, kuna nad ei olnud avaldanud tegelikult teenitud kasumit ja olid oma ettevõtte struktuuri manipuleerinud nii, et kogu kasum jääks neile, samal ajal kui Celador jäi tühjade kätega. Disney väitis, et nad ei olnud midagi valesti teinud, seega läks asi kohtusse. Järgmise 6 nädala jooksul esitasid mõlemad pooled oma argumendid Los Angelese kohtus ning paljud inimesed olid üllatunud, kui üksikasjad avalikuks tulid. Celador esitas dokumendid, mis tõestasid, et Disney oli taskusse pistud kuni $1,8 miljardit kasumit saate kõige populaarsemal ajal. Ja kuna Disney oli selle nende eest varjanud, väitsid nad taas, et ettevõtte käitus peklikult. Disney väitis, et Celador oleks pidanud olema teadlik kaasnevatest riskidest, kui nad sellesse lepingusse astusid. Nad väitsid veel, et nende raamatupidamistavad jäid Ameerika Ühendriikide meelelahutustööstuse tavapäraste piiride sisse ning seetõttu tundsid nad, et nad ei olnud kokkulepet rikkunud. Siis tuli ilmsiks, et Disney oli suunanud kasumit oma tütarettevõtete ANC ja Buena Vista vahel. Oli selge, et seda tehti selleks, et varjata neid tohutuid kasumeid Celadori eest ning viimane suutis tõestada, et Disney oli oma kasumeid jõhkralt alaraporteerinud. Kuid enim šokeeris inimesi see, et selgus, et sellised praktikad on Hollywoodis tavalised ning seda tüüpi pettusi on toimunud aastakümneid ilma, et keegi oleks märganud. Celador oli oma juhtumi tõestanud, kui Disney jäi kindlaks, et nad ei rikkunud kokkulepet. Lõpuks leidis kohus, et Disney oli tõepoolest püüdnud end Celadori arvelt rikastada. Ettevõttel kästi maksta $270 miljonit hüvitiseks ja veel $50 miljonit karistuslikuks kahjuhüvitiseks. 8. punkt. Näitleht Erik Estradat mäletatakse kõige paremini tema rolli eest menukas telesarjas Chips, mis oli krimidraama ja jooksis USA's aastatel 1977–1983. Selle saate pealkiri oli lühendsõnadest California maanteepatrull, ming Estrada mängis mootorrattapatrulli politseinikku koos oma partneriga, keda kehastas Larry Wilcox. Duo patrullis koos California tänavatel, mis tegelikus elus ei ole tavapärane praktika. Kuid saade selgitas seda nii, et Estrada tegelaskuju oli pandud katseajale ja tema partner määrati tema väljaõppeohvitseriks. Saade jäi truuks sellele troopile, kuna Estrada kehastas probleemidele kalduvat politseinikku, samal ajal kui Wilcoxi tegelaskuju oli tasakaalukam ja tal oli pidevalt käed tööd täis, püüdes Estradat korras hoida. Varsti sai saade menukaks mitmes riigis üle maailma ja Estradast sai üldtuntud nimi. 1978 aastal alustas ta võitluskunstide treeningut ja ilmus ajakirja Fighting Stars kaanel koos oma juhendaja Seishin Do Kempoga. Järgmisel aastal juhtus tal õnnetus saate filmimise ajal, kui ta kaotas kontrolli oma mootorratta üle, mis kaalus umbes 600 naela ja paiskus pargitud auto vastu. Ta sai mitu tõsist vigastust ja talle anti vaid 50% ellujäämisvõimalus, kuid tal õnnestus täielikult paraneda. Kui ta naasis võtteplatsile, kingiti talle Rolls Royce, mis tekitas tõsist pinget tema ja Wilcoxi vahel. Seda süvendasid veelgi süüdistused ebavõrdse kohtlemise, palgavaidluste ja 2 staari isiksuste üldise kokkupõrke tõttu. Wilcox lahkus lõpuks saates 1982 aastal ja järgmisel aastal saade lõpetati. Estrada keskendus seejärel filmile ja ta esines mitmes madala eelarvega filmis kogu 80ndate jooksul. Sellel järgnesid esinemised telenovelas Dos Mujeres un Camino, mille eest talle väidetavalt maksti $1 miljon. 1990ndatel osales ta mitmes saates, sealhulgas American Adventurer ja Sabrina teismeline nõid. Tal olid cameo rollid 2 tuntud rockbändi muusikavideotes, millest üks oli Bad Religion. Järgnenud aastatel jätkus tema karjäär samal rajal. Ta esines veelgi rohkemates muusikavideotes, Nickelodeoni saadetes, situatsioonikomöödiates nagu Scrubs ja Minu nimi on Earl ning sai isegi National Recreational Propertiesi reklaamnäoks. Tema karjäär on sellest ajast alates jätkuvalt õitsenud, kuid üks juhtum, mis leidis aset 1997 aastal mängusaate Pictionary võtteplatsil, on talle siiani meelde jäänud. Vibis on endiselt saadaval klipp, kus näitleja on näha saates võistlemas vastasega ja hästi aega veetmas. Mõned ütleksid, et ta läks võistlusega veidi liiga hoogu, sest teda oli näha käte ja põlvedega maas, kui ta hüüdis välja võimalikke vastuseid oma partneri joonistatavale pildile. Ühel hetkel, kui tema partner joonistas pilti, mis pidi kujutama launu Seo kollane lint vana tamme ümber, muutus ta elavamaks kui kunagi varem. Ja kui ta taipas, et oli õige vastus ära arvanud, viskus ta põlvili põrandal olles rõõmust selili.
Kahjuks istus tema meeskonnakaaslane, koomik Bill Maher tema selja taga diivanil ja estraada vehkimine tabas teda otse näkku. Maher kukkus põrandale, kuid ei saanud tõsiselt viga ja toibus pärast seda, kui oli pannud jääkotti haiget saanud kohal. Estrada olevat juhtunu pärast väga piinlikkust tundnud ja vabandas selle eest korduvalt. Sellest klipist räägitakse siiani ning seda on YouTube'is vaadatud 10 000 kordi. Number 7. Manhunt oli mängusaade, mis jõudis eetrisse USA's 2001. aastal, kuid seda näidati vaid piiratud aja jooksul augustist septembrini samal aastal. Kokku anti välja 6 osa ja paljud inimesed uskusid, et sellest saab hitt, kuid tänu mõningatele vastuoludele tühistati see lõpuks. Saate põhieesmärk oli, et 13 võistlejad kehastasid seaduse eest põgenejaid ning igas episoodis jälitasid neid tuntud näitlejad, kes mängisid pearahaküttide rolle ja kelle ülesandeks oli nad tabada. See võistleja, kes suutis pearahaküttide eest kõige kauem põgeneda, krooniti selle konkreetse episoodi võitjaks ja talle anti rahaline auhind suuruses $250,000. Mõned tuntud näod, kes saates osalesid, olid endine Ameerika gladiaator Ray Hallett ja kuulus WWE maadleja John Cena, kes polnud tol ajal veel WWE's endale nime teinud. Kui reeglid olid selgeks tehtud, pidid võistlejad läbima Hawaii saare ja liikuma umbes 50 miili ulatuses, ilma et nad kinni püütaks. Neil anti selle ülesande täitmiseks 6 päeva ning neile öeldi, et nad peavad kasutama kõiki oma ellujäämisoskusi ja välja mõtlema strateegiaid, kuidas tabamisest pääseda. Mõned võistlejad töötasid koos rühmades, kuid lõpuks oli igaüks enda eest väljas. Iga päev anti rühmadele teatud ülesandeid, näiteks patrullitavatest aladest läbijooksmine ning iga võistleja, keda värvikuulidega tabati, kõrvaldati kohe pärast tabatuks märkimist ja pea paljaks ajamist. Kui tähtaeg lähenes, muutus saare pingelisemaks ja finaalis, kus alles jäänud võistlejad astusid vastamisi pearahaküttidega, kujunes tihti üldiseks rüseluseks, sest igaüks püüdis peavõitu endale saada. Cena nängis Big Tim Kingmani rolli, samal ajal kui Hallett kehastas kütti nimega Raid. Miskonna täiendas näitleja Kalai Miller ja mõnda aega arvati, et saates saab väga populaarne. Kuid siis selgus, et iga osa vaatas alla 3 miljoni inimese, mis oli ootustest palju väiksem. Kuigi teised tõsielusaated olid vaatajate seas menukad, ei suutnud Manhunt muljet avaldada, kuid halvim oli alles ees. Uuriv ajakirjanik Peter Lance hakkas uurima saate tootmist pärast seda, kui ta sai endiselt tegevprodutsendilt Bob Jaffelt teateid, et Paramounti teleprodutsendid manipuleerisid katsumuste tulemusi teatud võistlejate kasuks. Samuti tuli välja, et nad olid loonud võltsitud süžeeliine ning käskinud pearahaküttidel teadlikult mängureegleid valesti esitada, et tekitada segadust. Need olid tõsised süüdistused, kuid see oli vaid jäämäe tipp. Kui esimese 6 osa filmimine lõppes, otsustasid saatejuhid, et tuleb teha kordusvõtted, mitte Hawaii'l, vaid Los Angelese Griffithi pargis. Kui saade eetrisse läks, ei mainitud seda kusagil ja vaatajad jäeti uskuma, et kogu asi filmiti Hawaii'l. Metlake kaebus esitati FCC-le 2001 aastal ja saade tühistati lõpuks pärast 6 osa eetrisse andmist. See on nüüdseks suuresti unustatud, kuid mõned tõelised fännid arutavad saadet aeg-ajalt endiselt internetifoorumites. Number 6. Nicholas Scoot Cannon, keda tema fännid tunnevad lihtsalt kui Nick Cannon, on kõige tuntum oma töö poolest Nickelodeonis ning NTV improvisatsioonilise komöödiasarja Wild and Out saatejuhina. Ta sündis 1980 aastal San Diegos, Californias ja veetis suurem osa oma lapsepõlvest koos vanaisaga Lincoln Parkis. Teismeeles Cena sai temast piirkonna jõugu liige, kuid pärast seda, kui üks tema lähedastest sõpradest elu kaotas, otsustas ta oma elu muuta. Ta lõpetas keskkooli 1998 aastal, pärast mida hakkas ta ots otsaga kokkutulemiseks tegema stand-up komöödiat ning esines oma isa kogukonna televisiooni saates. Pärast seda otsustas Cannon hakata muusikuks, et temast sai räpigrupi G4 Dope Bomb Squad liige. Ta sai oma esimese plaadilepingu 2001 aastal, kui ta sõlmis lepingu Jive Recordsiga ning ta oli esindatud populaarse lastesaate Jimmy Neutron Boy Genius heliribal. Ta andis oma nime kandva debüütalbumi välja 2003 aastal ning 2 aastat hiljem lõi ta oma enda plaadifirma nimega Can I Ball Records. Ta kavatses välja anda teise albumi, kuid see projekt jäi soiku ja ta otsustas hoopis näitlemisega tegelema hakata. Ta jätkas singlite ja mixtape'ide väljaandmist ning tegi koostööd teiste artistidega.
2005 aastal lõi ta improvisatsioonilise komöödiasaate Wild and Out ning teda kutsuti selle aasta Nickelodeoni Kids' Choice Awardsile. Seejärel lõi ta Teen Nicki saate The Nightlife ning tema karjäär tegi mitmeid pöördeid, kui ta liikus muusika ja televisiooni vahel. 2021 aastal diagnoositi tal COVID-19, kuid ta naasis oma kohustuste juurde kohe, kui oli paranenud. Siis sai Cannon endale seni suurima teleosa. Talle tehti ettepanek hakata saate America's Got Talent saatejuhiks ning ta jäi saatega seotuks seni, kuni tal ja NBC juhtidel tekkisid loomingulised erimeelsused. Hiljem tuli avalikuks, et ta oli ühes oma komöödiaetenduses teinud telekanali kohta kahjustavaid märkusi. Sellest ajast alates on ta juhtinud raadiosaateid ja salvestanud veel komöödiaetendusi, kuid tema karjäär ei ole olnud ilma vastuoludeta. 2020 aasta juulis tuli tema fännidele šokin uudis, et ta vallandati saatest Wild and Out, mille ta ise oli loonud. See juhtus pärast üht konkreetset osa tema taskuhäälingust, mis tõmbas Viacom CBS'i juhtide tähelepanu. Selles osas tegi ta mitmeid halvustavaid märkusi ühe konkreetse inimrühma kohta ning levitas ka alusetut vandenõuteooriat. Viacom nimetas teda kitsarinaliseks ja teatas, et neid häirisid sügavalt tema märkused, millel puudus igasugune seos reaalsusega. Seetõttu otsustasid nad kõik sidemed Cannoniga katkestada, kes otsustas vabanduse esitada, kuid samal ajal nõudis vabandust ka ühelt telekanali juhilt. Ta väitis, et nad olid tema sõnul ajaloo valel poolel. Ta lisas ka, et nõudis omandiõigust enda loodud saatele, kuna kartis, et telekanal kasutab seda ilma temata valesti. Lisaks ütles ta, et ei pidanud Viacomi petlikkust üllatavaks, kuna uskus, et nad on oma staare juba pikka aega alamakstud. Järgmisel aastal esitas ta veel ühe vabanduse ja seekord seega aktsepteeriti. Ta võeti taas saatejuhiks tööle, kuid 2024 aastal sai ta teada, et tal on diagnoositud nartsissistlik isiksushäire, mille jaoks ta praegu ravi saab. Number 5. Deal or No Deal on ülimalt populaarne mängusaade, mis käivitati esmakordselt Hollandis nime all Hunt for Millions. Seejärel sai see väga populaarseks paljudes riikides üle maailma, sealhulgas Ühendkuningriigis, ning sellest on saanud mängusaadete fännide jaoks püsiv hitt. Ühendkuningriigis juhtis saadet Noel Edmonds aastatel 2005-2016, pärast mida võttis need kohustused üle Steven Mullard. Saade on läbinud mitmeid erinevaid versioone, sõltuvalt riigist, kus seda on eetris olnud, kuid põhiidee on jäänud enam-vähem samaks. Igas saates valitakse üks võistleja, kes saab mängida, ning talle antakse 22 kohvrit Ameerika Ühendriikides, 26, millest igaühes on teadmata rahasumma. Võistleja valib seejärel ühe kohvri, mille ta jätab endale, kuid peab ülejäänud kohvrid juhuslikult eemaldama, kusjuures igas neist on rahasumma vahemikus 1 sent kuni $1 miljon. Igas eemaldatud kohvris olev rahasumma kaotatakse ning eesmärk on jätta alles ainult peavõidusumma, mis Ühendkuningriigis on 100 000 naela, kuid Ameerika Ühendriikides $1 miljon. Paljud võistlejad on olnud peavõidu äärel, kuid on valinud vale kohvri ja kaotanud, samas kui teised on võitnud elu muutvaid rahasummasid. Kui võistleja otsustab pakkumise varakult vastu võtta, jätkub mäng ilma tagajärgedeta, et näidata, mis oleks juhtunud, kui ta oleks otsustanud mängu jätkata. NBC saate 2018. aasta uusversioonis lubati võistlejal teha igas mängus üks vastupakkumine ning kui pankur selle vastu võttis võistleja soovitud summa ja mäng lõppes. Kuid 28 aastal tekkis Ameerika versioonis mõningaid vastuolusid. Mitte sellepärast, mis ekraanil toimus, vaid tänu paarile, kes oli mänginud interaktiivset vaatajamängu nimega Lucky Case Game. Selle formaadi idee oli anda vaatajatele võimalus mängus osaleda ning neil oli võimalik võita $10 000. Neile näidatakse 6 kuldset kohvrit, millest ühes on raha ja nad saavad saata teksti sõnumi, milles märgivad oma valitud kohvri, hinnaga 99 senti. Paar, Michael ja Michelle Harden, kes on pärit Georgiast, otsustasid selles saatelõigus osaleda, kuid nad ei käitunud selle käigus vastutustundlikult. Nad saatsid lootuses võita hulgaliselt tekstisõnumeid ja nagu arvata võis, kogunes neil tohutu telefoniarve. Mõistes, et nad sattusid selle tõttu rahalistesse raskustesse, otsustasid nad esitada NBC vastu kohtuhagi, väites, et Georgias on hasartmängud ebaseaduslikud. Ja kuna nad maksid õnnemängus osalemise eest, tundsid nad, et nende ja telekanali vahel sõlmitud hasartmänguleping on kehtetu. Seetõttu palusid nad, et neile tagastataks telefonikõnedele kulutatud raha. NBC väitis, et mäng ei olnud loterii ega hasartmängu vorm, kuna võrgustikud kasutasid seda vaid reklaamivahendina. Juhtum jõudis lõpuks Georgia ülemkohtusse, kus otsustati, et saate sõnumite saatmise osa ei kujutanud endast panustamist.
Seega polnud paaril seaduslikku õigust oma raha tagasi küsida ning neil ei jäänud muud üle kui leppida sellega, et nad olid raisanud palju raha, mida ei saanud tagasi. Number 4. Enamik üldteadmistele tuginevaid mängusaateid püüab aeg-ajalt oma osalejaid ninapidi vedada, esitades kavalaid küsimusi, mis on mõeldud nende eksitamiseks. Seda ei tehta salaja ning seda peetakse mängu osaks, mis muudab selle põnevamaks ja raskemini võidetavaks. Kuigi sellised saated nagu Kes tahab saada miljonäriks uhkustavad sellega, et nad ei esita kunagi trikiküsimusi, vaid keskenduvad pigem osaleja tõelisele intelligentsusele. Sellised küsimused võivad mängu tuua lisaks lõbu ja isegi traagikat, kuna need võivad viia kas suurte võitude või kaotusteni. $1 Million Money Drop on tuntud selle poolest, et seal esitatakse selliseid trikiküsimusi. Ja kui üks paar valis laval vale küsimuse, tekitas see juhtum pahameelt, mis lõppes kohtuvaidlusega kaotatud raha pärast. Andrew ja Patricia Murray väitsid, et enne saatesse ilmumist rääkisid nad mitme saate töötajaga, kes kinnitasid neile, et saates ei esitata petlikke, subjektiivseid ega trikiküsimusi. Neid julgustati ka suurelt panustama, kui nad olid mõnes küsimuses kindlad, mis sobis ideaalselt mängu põhimõttega. Igas episoodis proovivad 2 inimest võita $1 million. Raha asetatakse lavale ja neile esitatakse 7 üldteadmiste valikvastustega küsimust. Neil on vastavalt voorule valida 3 või 4 vastuse vahel ning iga vastus vastab laval asuvale lõksuksele. Paar otsustab kõige tõenäolisema vastuse üle ja valib, kui palju raha nad soovivad vastavale lõksuksele asetada. Nad võivad raha jagada mitme vastuse vahel, kuid kogu raha, mida ette nähtud aja jooksul lõksuksele ei asetata, kaotatakse. Kui vastus vastukustatakse, avatakse kõik uksed peale õige vastuse ukse ning kogu raha, mis läbi ukse kukub, kaotatakse samuti. Kogu raha, mis pärast viimast vooru alles jääb, võidetakse, mis tähendab, et mida parem on paari üldteadmiste tase, seda rohkem raha nad endaga kaasa viivad. 2010 aasta detsembris saate esilinastus episoodis Foxi kanalil osalesid esimestena võistlejatena Murray'd. Nad mängisid esimesed 5 vooru hästi ja 6. vooru minnes oli neil endiselt alles $580 000, millega mängida. Seejärel said nad küsimuse. Andmeturbe ettevõtte Imperva andmetel, mis on kõige levinum kasutajate parool. Neile anti 3 valikut. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6 või ma armastan sind, mis kõik on tuntud ja sageli kasutatavad paroolid. Murray'd jätsid kiiresti vastusena ma armastan sind kõrvale ning pärast mõningast arutelu otsustasid nad panna kogu oma alles jäänud raha parooli peale. Nad olid laastatud, kui selgus, et õige vastus oli 1, 2, 3, 4, 5, 6 ning nad jäid tühjade kätega. Kuid seejärel esitasid nad hagi saate produtsentide vastu, keda nad süüdistasid selles, et nood olid meelega lisanud episoodi trikitava küsimuse, mis muutis mängu ebaõiglaseks. Nad väitsid ka, et Imperva ei olnud piisavalt usaldusväärne, et sellele konkreetsele küsimusele lõplikult õiget vastust anda. Kuid toodi välja, et enne saatesse ilmumist allkirjastas paar võta või jäta tingimustel vastutusest vabastava lepingu, mis vabastas produtsendid igasugusest vastutusest. Nad kordasid, et neil oli öeldud, et mängu ajal ei esitata konksuga küsimusi. Telekanal otsustas 2012 aastal, 2 aastat pärast saate eetrisse jõudmist, maksta välja avalikustamata kokkuleppe summa ning Murray'de nõuded lükati ametlikult tagasi. 3. koht. 2009 aasta juunis tutvustati Ühendkuningriigis esmakordselt mängusaadet The Chase. Ja sellest ajast alates on selle populaarsus kasvanud ning see on jõudnud ka mitmesse teise riiki, sealhulgas Ameerika Ühendriikidesse ja Austraaliasse. Saate reeglid on lihtsad. 4 võistlejast koosnev meeskond astub vastu ühele mitmest jälitajast, kes kõik on viktoriini meistrid. Igas episoodis on erinev jälitaja, kes teeb kõik endast oleneva, et võimalikult palju meeskonnaliikmeid välja lülitada. Igas voorus läheb üks võistleja lavale, et vastata 1 minuti jooksul kiiretele üldteadmiste küsimustele, millest igaüks on väärt 1000 naela. Nende soorituse põhjal pakutakse neile 3 rahasummat, mis asetatakse laval olevale tahvlile. Tavlil on 7 astet ja seni veedetud summa asetatakse 3 astet allapoole. Aga nad võivad mängida suurema summa nimel rohkemate astmetega või väiksema summa nimel vähemate astmetega. Seejärel vastavad nad küsimustele jälitaja vastu ning iga kord, kui nad vastavad õigesti, liiguvad mõlemad tahvlil allapoole. Kui kas jälitaja või võistleja vastab küsimusele valesti, jäävad nad oma kohale, samal ajal kui vastane liigub lõpupoole lähemale. Kui jälitaja suudab järele jõuda, langeb võistleja välja ning protsessi korratakse ülejäänud meeskonna liikmetega.
Igaüks, kes jõuab enne tabamislaua lõppu, lisab võidetud raha meeskonna auhinnafondi ja naaseb oma poodiumile. 4 vooru lõpus töötavad alles jäänud võistlejad koos, et vastata küsimustele aja peale ning nende õigete vastuste arv märgitakse üles. Seepeale on jälitajal 1 minut aega, et see tulemus ületada, kuid kui ta vastab valesti, on meeskonnal võimalus teda õige vastusega tahapoole lükata. Kui jälitaja kaotab, jagatakse raha alles jäänud meeskonna liikmete vahel. Kui jälitaja ületab meeskonna tulemuse, ei võida keegi midagi. See on ülimalt populaarne saade, mis lõbustab igal nädalal miljoneid inimesi, kuid see on olnud seotud ka mõne vastuoluga. Ühel korral süüdistati üht jälitajat Mark Labati kiuslikus käitumises. Kui üks võistleja, Nottinghami naine nimega Nikki saates osales, suutis ta oma esimeses kiirvoorus võita 3000 naela ning Labat viskas siis nalja, et ta vastab väga kiiresti sellele, mida teab, aga ta ei tea just kuigi palju. See üllatas vaatajaid ja paljud võtsid stuudioga ühendust, et kaevata. Teised kaebasid sotsiaalmeedias, kuid Nikki tundus seda rahulikult võtvat. Siis 2026 aastal jõudis saates The Chase finaalvooru vaid 2 võistlejat. Nad suutsid vastata korralikule 18 küsimusele õigesti ning jälitajal oli 1 minut, et see tulemus ületada. Ühel hetkel esitati jälitajale küsimus. Piiblis nägi kuningas Taavet, millist kaunist naist suplemas. Jälitaja vastas Isabel, mis oli vale vastus. Ja üks alles jäänud võistlejatest ütles kiiresti nime Helen, vahetult enne kui tema meeskonnakaaslane pakkus õige vastuse Patseba. Saatejuht Bradley Walsh ütles, et nad peavad vastu võtma esimese vastuse, Helen. Lõpuks jäi jälitaja peale ja meeskond kaotas $45,000. Vaatajad olid nördinud, kuid neile kinnitati, et otsuse vastust mitte vastu võtta tegi kohtunik ja midagi rohkemat polnud võimalik teha. Saates on aastate jooksul olnud ka mitmeid teisi vaidlusi, kuid see on endiselt sama populaarne kui varem. Number 2. Mõnikord võivad kõige pisemad vead mängusaates osalemisel kellelegi palju raha maksma minna. Nagu näitas juhtum populaarses mängusaates Õnneratas 2012 aastal. Asi on selles, et mõned inimesed on selles saates palju raha võitnud, samas kui teistel on valede vastuste tõttu lootused purunenud. Mõlemad olukorrad muudavad saate kaasahaaravaks. Üks naine, Renee Durrett, kes osales saates 2012 aastal, sai valusa kogemuse osaliseks, kui avastas, et üks ainus viga võib väga kalliks maksma minna. Oma episoodi ajal läks tal väga hästi ja ta oli kogunud kokku $3850. Ta otsustas proovida mõistatust lahendada, mis põhines jõululaulu 12 jõulupäeva sõnadel. Õige vastus oli 7 ujuvat luike, mida enamik vaatajaid oleks teadnud. Renee palus mõistatuse lahendada ja ta oli oma vastuses enesekindel. Aga kui ta rääkis, ütles ta vastuseks 7 swans a swimmin, jättes lõpu G hääldamata oma Florida piirkondliku aktsendi tõttu. Saatejuht Pat Sajak võttis vastuse alguses vastu, kuid muutis kiiresti meelt ja selgitas, et Renee ei öelnud kogu fraasi lõpuni, seega oli vastus vale. See jättis järgmisele võistlejale lihtsa ülesande, lihtsalt fraas õigesti välja öelda. Õnneks võitis Renee siiski $8000, kuid mõned vaatajad arvasid, et temaga käituti ebaõiglaselt. Renee ütles ühele meediaväljaandele, et tal oli saates väga tore ja et see õnnetu vahejuhtum, kuigi pettumust valmistav, ei jätnud talle kibedat tunnet. Number 8. Populaarse mängusaate saatejuhina töö saamine peab olema põnev, mitte ainult sellepärast, et see on hästi tasustatud, vaid ka seetõttu, et nad saavad oma rolli täita lõbusas, kuid sageli pingelises keskkonnas. Aga üks saatejuht, Mike Richards, sai teada, et see roll ei ole kunagi päriselt kindel, eriti kui mõned mineviku juhtumid tulevad aastaid hiljem kummitama ja põhjustavad skandaali. Aastate pärast antud intervjuus selgitas Richards, et oli üllatunud ja ülimalt rõõmus, kui sai teada, et temast saab mängusaate Jeopardy saatejuht pärast pikaajalise saatejuhi Alex Trebeki õnnetut surma. Ta võttis töökoha kohe vastu, kuid jäi murelikuks, sest levis kuulujutt, et see, kellele roll esimesena pakutakse, ei püsi seal kaua. Mõned inimesed arvasid, et ta valiti soosimise tõttu, kuna ta oli Jeopardy ja Õnneratta tegevprodutsent, kuid ta kinnitas vaatajatele, et see ei olnud nii. Ta oli väga elevil, et alustada, kuid pärast vaid 1 päeva saatejuhi rollis ja 5 osa filmimist varisesid tema plaanid kokku. Temaga võttis ühendust laimuvastane liiga ja talle öeldi, et nad alustavad uurimist mõnede märkuste suhtes, mida ta oli aastaid varem teinud. 2014 aastal juhtis Riitsarts oma taskuhäälingut nimega The Random Show, mille põhieesmärgiks oli, et Riitsarts ja mõned tema kauaaegsed sõbrad pidasid tema sõnul lugupidamatuid arutelusid suvalistel teemadel.
Hiljem ütles ta, et tema ja tema sõpruskond oli tuntud selle poolest, et nad alati naljatasid ning ta ei osanud oodata, et mõned aastate eest tehtud kommentaarid põhjustavad skandaali, mis seab tema karjääri ohtu. Siiski tunnistas ta tagantjärele mõeldes, et tema tehtud kommentaarid olid tõepoolest vastuvõetamatud, eriti arvestades, et ta oli paljudele nende saadete vaatajatele eeskujuks. Ta eemaldas kõnealused episoodid oma taskuhäälingu platvormilt, kuid pidi siiski silmitsi seisma tema vastu algatatud uurimisega. Pärast seda, kui tema kommentaaride olemus avalikuks tuli, vallandati ta saatejuhi kohalt, kuid tal lubati jätkata tegevprodutsendina. Kahjuks oli väidetavalt mõlemas saates moraal madal juba enne skandaali puhkemist ning Richardsi vallandamine süvendas olukorda veelgi. 5 juba filmitud osa lasti eetrisse vastavad plaanile, kuid uueks saatejuhiks määrati seejärel Ken Jennings. Õnneks suutsid mõlemad saated taastuda ning jätkasid Ameerika vaatajate lõbustamist, nagu nad on seda teinud juba aastakümneid ja kindlasti teevad seda veel paljudel aastatel edaspidigi. Aitäh teile, et vaatasite! Kui teil see video meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Aga minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.